Meie heebrakeelse kanali korrespondent Jonathan Lavei ja videograaf Nadav Appas filmisid eelmisel nädalal Põhja-Iirimaal reportaaži antisemitismi tõusust Euroopas. Nad intervjueerisid inimesi Belfastis tänaval, kui üks mees sai aru, et nad on Iisraelist ning hakkasid ahistama, püüdis nende kaameravarustust ära võtta ja viskas lõpuks meie meeskonna pihta klaasist õllekannu. Vaadake seda salvestust. Tilli, kas ma saan sind nüüd kätte? Okei. Mis toimub? Ära lükka mind! Ära puutu teda. Mis? Palun. Palun. Milleks sa mulle helistad? Milleks? Ära puutu seda. Ära puutu teda. Mida sa vaatad? Me läheme politseisse. Sa tahad politseisse minna? Don't touch me! Kuidas sa mind kutsud? Security! Pardon? Mis? Politsei, palun. Miks sa mulle helistad? Ära puutu teda. Pole probleemi. 5 minutit. Tere. Kas ta lõi sind pudeliga või klaasiga? Ta on kõva mees. Ma olen neid näinud. Aitäh. Mis? Minuga on nüüd stuudios tagasi Põhja-Iirimaalt Jonathan Lavei. Jonathan, hea meel näha, et sina ja Nadav olete terved, aga kaadrid sellest olid tõesti hirmutavad. Hirmutavad hetked, muidugi. Kuidas see tundus? See oli alguses nagu šokk. Me rääkisime mõne kutiga baaris, see oli nagu tänavabaar. Ja me rääkisime mõne inimesega, me ütlesime peigile, et oleme Iisraelist. See läks üsna hästi, vahetult enne seda juhtumit. Rääkisime 2 Palestiina pooldaja tüdrukuga. See oli väga lugupidav vestlus. Ja siis ma arvan, et me eeldasime, et ta kuulis, et me oleme Iisraelist. Ja ta tuli kaamera juurde ning hakkas sellega jamama. Pole kindel, mida ta üritas teha. Võib-olla haarata kaamera, võib-olla lihtsalt, ma ei tea, lihtsalt segada meid. Ja siis sa nägid videot, ta ütles, käi persse Iisrael. Ja me ei otsinud mingit tüli. Ja siis hakkasime ära minema ja ta hakkas meid jälitama. Ja pärast seda ütlesime, et läheme politsei juurde ning nägime turvamehi, sest Belfastis Põhja-Iirimaal olid baari ees turvamehed. Seal me olimegi. Me ütlesime turvameestele, nad ei reageerinud. Ma ei tea, kas nad said olukorrast aru või äkki ei tahtnud lihtsalt sekkuda sel hetkel. Ja pärast seda viskas ta klaasi, mis tabas Nadavit pähe ning sa nägid, mis juhtus ja millise vigastuse ta sai. Ja siis nad sekkusid ja viisid meid baari sisse ja umbes nii see lugu lõppabki. Aga Jonathan, sa oled filminud mõningaid neist lugudest antisemitismi tõusust. Sa olid New Yorgis, tegid seal sarja, sa olid Hispaanias, tegid seal sarja. See siin Põhja-Iirimaal on lihtsalt kõige värskem juhtum. Kas sina või sinu meeskond olite varem kohanud või näinud enda vastu suunatud samasugust vägivalda? Mitte sellisel kujul. Okay. Mitte sellisel kujul. See on esimene kord, kui meid rünnati tõeliselt füüsiliselt. Aga me olime ka teistes kohtades, näiteks Hispaanias, Madridis, kus oli palju Palestiina meeleavaldajaid, Palestiina meeleavaldus. Nad ümbritsesid meid ja sundisid meid foto kustutama. See oli väga ähvardav, aga mitte sellisel kujul. See oli midagi, ma ei tea, üle piiri, mida me varem ei olnud tundnud. On hämmastav näha, et jätkate oma tööd. Meil on hea meel, et I24 Newsi meeskond ja võttegrupp on väljaspool ohtu. Ja aitäh, et jätkate nende lugude jagamist, Jonathan. Aitäh. Aitäh. Ja aitäh ka Nadavile, operaatorile. Muidugi. Aitäh ka Nadavile ja loodame, et ta paraneb kiiresti.